tere jälle! Meie juba muidugi teame, et e-sigaret on efektiivseim viis suitsetamisest loobumiseks ning ka seda, et ta on 95% vähem kahjulikum kui tavatubakas, nii et siis e-sigaret oleks nagu üks väga hea alternatiiv ning selle peale üleminek peaks olema ju iseenesestmõistetav. Kahjuks aga e-sigaretile üleminek ei ole kõigi jaoks lihtne ja valutu protsess, mõnikord tehakse midagi valesti, pettutakse sellepärast e-sigaretis ning minnakse tagasi tavasuitsule. Ja selles videos tahaksingi välja tuua 5 korduma kippuvat viga, mida minu arust tehti 5 aastat tagasi, tehakse praegu ja täitsa võimalik, et tehakse ka tulevikus edasi. Ja esimene viga on siis küttekeha ehk koili sisestamine ja vahetamine. Aurusteid on küll väga palju erinevaid, kuid laias laastus võib öelda, et ühtedel vahetatakse koili niimoodi, et keeratakse nii-öelda siis pessa, kus on vint. Teine variant on selline, kus siis vinti ei ole, vaid lihtsalt lükatakse küttekeha aurusti keskele. Kui küttekeha vindist natukene mööda keerata, siis sinna tekib vahe ning e-sigaret võib hakata lekkima ja tihti ei saa ka e-sigaret ühendust küttekehaga ning ette tuleb mingisugune veateade. Ja sama lugu on ka nende aurustitega, kus ei ole vinti, vaid tuleb küttekeha lihtsalt sisse lükata. Enamustel on üks teatud positsioon, kuidas peab küttekeha sisestama ning kui natukenegi valesti panna, siis samamoodi jääb mingisugune vahe, e-sigaret võib hakata lekkima, annab veateate ning ei tööta. Ehk siis pannes uue küttekeha viska alati üks pilk peale, vaata, kas on ilusti vindis, kas on mingisugused vahed tekkinud, mida seal varem ei olnud. Kui sul on sellist tüüpi aurusti, kus ei ole vinti, siis vaata selle küttekeha ava juurde, kas seal on mingisuguseid pisidetaile, mis võiksid viidata sellele, mis pidi küttekeha sinna läheb. Näiteks Slide ja Zenit aurustitel on siin sellised servad ja nende järgi saabki aru, mis pidi see küttekeha peab siia minema. Ja teine viga on seadme või moodi valesti seadistamine. Kui osta endale uus e-sigaret näiteks Vapelandi poest, siis meie müügikonsultandid on väga abivalmid ning näitavad esimase seadistuse ette, seletavad asjad lahti ning saategi lahkuda poest juba toimiva e-sigaretiga. Kuid kui see on teie esimene e-sigaret, siis see seadistamise jutt võib tunduda päris keerukas ning võib-olla väga palju ei jäägi meelde. Siis võibki juhtuda selline olukord, kus alguses e-sigaret ilusti töötas, kuid siis järsku annab kas siis kõrbemaitset või ei tule piisavalt maitset, piisavalt auru, kuid see ei tähenda kohe, et e-sigaret oleks katki. Üldjuhul see tähendab seda, et on paigast ära läinud kas režiim või võimsus. Kõige enim kasutatav režiim on võimsuse režiim ning see on tavaliselt moodi peal märgistatud kui V2V tähtedega või siis power sõnaga. Ja samuti on ka igal küttekehal peale kirjutatud tema soovitatav võimsuse vahemik. Enamus moodidele käib režiimi vahetus samamoodi. Vajutage päästiknupul 3 korda ning kasutage reguleerimisnuppe, kuni te näete kas siis V2V tähist või siis power sõna. Ja võimsuse reguleerimine on veelgi lihtsam. Tuleb kasutada vaid reguleerimisnuppe. Vaadake enne küttekeha pealt, mis on selle küttekeha soovitatav võimsuse vahemik. Võtame näiteks 12–16 vatti, siis liikuge reguleerimisnuppudega 12 ja 16 vahele ja valige sealt vahemikust endale sobib. Igaks juhuks mainin ära, et mõnel moodil võib olla ka nuppude lukk peal. See käib väga lihtsalt ära. Hoidke all mõlemat reguleerimisnuppu ja maasta ongi. Tehke vastavad seadistused ära ning võite luku tagasi panna. Kui sa ka avastasid, et sinu e-sigaretil nii need asjad ei käi, siis võta julgelt ühendust meiega kas meili teel, telefoni teel või tulge mõnest Vapelandi kauplusest läbi ja me aitame teid meeleldi. Ja kolmas viga, mida tehakse, on e-vedeliku nikotiinikanguse ala või ülehindamine. E-vedelike nikotiinikangusi ei saa päris üks-ühele võtta, sest väga palju oleneb seadmest ning ka iseendast. Tihtipeale ostetakse endale kohe kõige kangem e-vedelik, sest sai tehtud kõige kangemat suitsu. Või vastupidi, võetakse kõige madalama nikotiinisisaldusega e-vedelik, sest tehti superlighti või lighti. Päris nii need asjad ei käi. Õige nikotiinikanguse peale sattumine on küll võimalik, kuid ma siiski soovitan kohe osta mitu erinevat nikotiinikangust ning läbi proovida ja leida just see õige, mis teile sobib. Ja siinkohal mainiks ka, et nikotiini ei tasu karta. Ei ole mõtet võtta kõige lahjemat e-vedelikku, sest pahatihti lihtsalt nikotiini vajadus ei saa rahuldatud, e-vedelikule kulub väga palju raha ning lõppude lõpuks siis minnaksegi jälle tagasi tavalisele suitsule. Ja 4. viga on see, et ilma konsulteerimata ostetakse endale e-sigaret. Seda viga me näeme päris tihti. Inimene otsustab, et proovime siis selle e-sigareti ära, läheb poodi, ostab endale mingisuguse e-sigareti, proovib seda, talle ei meeldi, arvab, et e-sigaret on halb ja jätkab jälle suitsetamisega. Väga üldistades võib öelda, et e-sigareti on 2 tüüpi.
on suust kopsu e-sigaretid ja otsekopsu e-sigaretid. Suust kopsu e-sigaretid on siis sellised, mis meenutavad tavalist suitsu, kus siis aur tõmmatakse enne suhu ja siis kurku, ja otsekopsu meenutab vesipiibu tõmbamist, kus siis aur tõmmatakse nii-öelda otsekopsu. Ja mul on ülihea viis, kuidas sa saad alati endale osta just selle õige e-sigareti, mida sul on vaja. Räägi konsultandiga. Vapelandi poodides olevad müügikonsultandid on saanud väga-väga tugeva väljaõppe ning me isegi kutsume neid omamoodi suitsetamisest loobumise nõustajateks. Kuna tegu on ikkagi suure otsusega, mis muudab su elu, siis võta veidike aega, räägi konsultandiga juttu ja te leiate koos endale just selle sobiva e-sigareti. Ja 5. viga on see, et kasutatakse e-sigareti ja tavalist suitsu korraga. Selliseid kasutajaid on päris palju ka minu enda tutvusringkonnas. Ehk siis neil on täiesti toimiv e-sigaret, kuid nad ka samal ajal suitsetavad. Kahjuks aga väga tihti selline kasutamine lõpeb sellega, et e-sigareti tehakse aina vähem ning tavasuitsu tehakse aina rohkem, sest ilmselgelt suitsu põlema panemine on veidi lihtsam. See on arusaadav, et suitsetamise mahajätmine ei ole lihtne, kuid tuleb ikkagi selle perspektiiviga edasi minna, et kui on suitsu nälg, siis enne proovida ikkagi e-sigareti ning harjuda sellega. Uskuge mind, sest varsti mingi hetk tekib selline olukord, kus te panete suitsu põlema ja järsku tunnete, et päris vastik on. Toon näite iseenda näol. See oli kuskil aasta 2013-2014. Mulle kingiti e-sigaret ja ma proovisin seda, ma tegin seda aeg-ajalt, kuid ma alati ka ostsin suitsu ja tegin ka suitsu samal ajal. Suitsul oli muidugi see miinus, et pidi minema õue või äärmisel juhul kööki. Kuid siis ühel õhtul mul said suitsud otsa, poodi ei viitsinud loomulikult minna, siis võtsingi sahtlist e-sigareti ning tegin seda kogu õhtu. Ja järgmine hommik enam väga ei tahtnudki tavalist suitsu teha. Ma küll proovisin, kuid see oli päris rõve ja niimoodi saigi minust e-sigareti kasutaja. Lisaks nüüd on ka saadaval Nicorex Plus ühekordsed e-sigaretid, mille huulik on nagu tavalise suitsu filter ning mille tubakamaitsed on väga-väga sarnased tavalisele suitsule. Ma olen päris kindel, et Nicorex Plus lahendab selle probleemi päris paljudel ära, sest seda tõmmates tihti ei saagi aru, et tegu on e-sigaretiga. Kui sul on mingisugune mure, millele sa ei saanud vastust sellest videost, siis kirjuta meile meilile info@nicorex.ee või helista meile või tule läbi mõnest Vapelandi poest, me kindlasti aitame. Ma tänan, et sa vaatasid seda videot ja nagu ikka, kui sulle see meeldis, viska like. Kui sa oled siin esimest korda, siis ka hakka meie kanali tellijaks, vaata ringi, meil on erinevaid õpetlikke videosi kui ka erinevaid toote ülevaateid. Kui aga sa oled juba kõike näinud, siis ei jää muud üle kui oodata uut videot ja näemegi siis. Tšau!